tere kõigile avatud uste päeva külalistele ja mul on hea meel, et te tulite ka minu loengut kuulama, kuigi ma saan aru, et terve maja on põnevaid üritusi täis ja ega ma ei ole näinudki, mida teeb Reformierakond, mida teevad siis Keskerakonna omad, et mida nad kõike pakuvad. Ma ei tea, kas pakutakse ka loenguid ja ma mõtlesin päris pikalt, et kui ma räägin energiast, et mis võiks see huvi olla, et korraga me vaatame elektriarvet ja avastame, et kuhugi on kadunud odav elekter. Ma arvan, et siin on päris palju neid inimesi, kes mäletavad, et olid ajad, kus me ju ei mõelnud selle peale, et elekter on kallis või et kas mul kuu lõpuks on nii palju raha, et elektriarve ära maksta või ei mõelnud hirmuga selle peale, et mis elektriarve mul tuleb, et väga külm on olnud, et ja see aasta ma arvan, et väga paljud ehmatasid, eriti need, kes kütavad oma kodusid elektriga, õhksoojuspumbaga, maaküttega ja neid kindlasti nagu tabas võib-olla linnakorteris, kus on väiksemad elektrikulud, seal kindlasti ehmatas jälle soojakulud, et see kõik on kuhugi, midagi on juhtunud nii, et see kõik on hästi kalliks läinud. Ja me mäletame, et kunagi oli Eesti nii edukas riik, et me eksportisime. Meile öeldakse, et elekter on kallis sellepärast, et elektrit ei jätku ja et me peame seda sisse ostma ja siis tekibki küsimus, et kuhu jäi see elekter, mida meil oli nii palju, mida me müüsime välismaale ja riik sai sellest raha. Ja nüüd korraga seda elektrit ei ole, et mis siis juhtus? Ja ma ütlen ausalt, elekter tehti Eestis kalliks poliitiliste otsustega. Ja kui me mõtleme selle peale, et miks meil korraga ei lubata põlevkivi kasutada, siis see on poliitiline otsus. Põlevkivi ei ole midagi sellist, mida ei tohiks kasutada. Ja miks ta on kallis? Ma arvan, et paljud teate, miks ta kallis on. Jah, palun. Sest seda tehti kalliks. Täpselt, õige. Miks tehti kalliks? Sellepärast... Väga õige. Ja vaatame siis, kuidas siis varem oli, et mäletate, et Martin Helme rääkis, et Eestis võiks olla elektri hind 5 senti kilovatt, 3 senti kilovatt. Siis naerdi välja, et mis mõttes? Et see ei ole võimalik. Aga tegelikult on, sest vaatame nüüd seda, miks põlevkivi hind nii kallis on. Põlevkivile hinnale on otsa keevitatud CO2 hind, 80 eurot tonni pealt ja tonni kulu arvestatakse peale megavatile. Ja see teema, et vahepeal on selle CO2 hind ju kõikunud. Mingil hetkel oli see lausa 120 eurot tonni pealt ja nüüd kujutage ette, põlevkivi enda hind on sellest 40 eurot ja CO2 hind on 80 eurot ja teebki põlevkivi hinna tänu sellele CO2-le nii kalliks, et see enam ei konkureeri. Ja see ongi nende eesmärk. Ja mis kõige naljakam või kõige nahaalsem on see, et tullakse põlevkivi energia puhul rääkima tossavatest korstendest, et inimesed peavad seal Narvas hingama seda mürgist õhku. Ei, tänapäeval on metoodika muutunud, enam korstnad ei tossa ja on see süsteem selline, et ta toimub seal keevkihis, et see ei ole põhjendus. Nii, aga nüüd, kui me näeme seda põlevkivi elektri hinda, et kui me võtame siit selle CO2 pealt ära, saame 40 eurot megavatt-tunni eest ehk siis 4 senti kilovatti eest. Aga see ei ole veel kõik. Kui me nüüd võtame oma elektri arve
üks hetk, mul on siin. Kui me võtame elektriarve lahti, siis on meil siin igasuguseid huvitavaid numbreid peale, et üks asi on nii. Kui me nüüd vaatame tavalist ühe korteri elektriarvet, kus siis on peal elektriküttega ja nüüd me vaatame, et börsihind on siin 14 senti kilovati eest, väga kõrge talvine aeg ja nüüd te näete, et siia juurde on pandud tasakaalustamisvõimsuse kulu, siis on kuutasu ja kui me vaatame veel edasi, et mis siin veel elektriarve peal on, siis on siin ka võrguteenus. Ja võrguteenuse eest hulgas on siis varustuskindluse tasu, taastuvenergia tasu, kuutasu ja elektriaktsiis. Nii et tegelikult, kui nüüd võrrelda, siis see elektri hind sellel kõrgel arvel, mis kokku on üle 60 euro, on tegelikult ainult pool, isegi kalli puhul. Ehk siis elektriarve ei lähe meil enam madalamaks ka siis, kui elektri hind on odav, sest siia on juurde keevitatud väga paljusid muid kulusid. Näete, et siis ma toon siia siis juurde elektri hind, võrgutasu ja riiklikud maksud. Ja me näeme ka aeg-ajalt, et ma ei tea, kas täna on börsihind seal 0 euro kandis. Jaa, 0,1 ja, aga ütleme, võtame selle elektriarve ette, isegi kui elekter oleks 0,1, siis pool sellest on võrgutasud ja riiklikud maksud. Ja kui me nüüd mõtleme, et ja küll elektri hind on meile nüüd arusaadav, et see on see summa, mis siis kulub elektri tootmiseks, aga edasi võrguteenuse tasu me siis maksame võrguteenuse osutajale selle eest, et elektri koju toimetaks. Meil on võrgusüsteemid nõukogude ajal välja ehitatud, eks neid kogu aeg tehakse paremaks, aga seal on ka omad probleemid, ma jõuan veel jutuga sinna kanti, et miks me võrgutasu nii kõrgeks on läinud. Ja edasi muidugi on ka siis need elektriaktsiis pluss taastuvenergia tasud. Ja taastuvenergia tasuga rahastatakse siis juhuelektrit ja selle siis arvestab ja arvutab põhivõrgu ettevõtja Elering ja sinna juurde tuleb ka veel elektriaktsiis. Ehk siis suurema osa elektriarvest moodustavad igasugused maksud. Ja nüüd siis on meil Kliimaministeerium teinud siis sellise arvestuse, et isegi kui me saame elektri hinna tulevikus nende igasuguste skeemidega odavamaks, siis samal ajal tõusevad ikkagi taastuvenergia tasu, elektrilevivõrgu tasu, aktsiis pluss käibemaks, muidugi ka käibemaks on väga kõrge, mis teeb ka elektri hinna kallimaks. Siin on meil veel sagedusreservi tasud, siis võimsusmehhanismid ja põhivõrgu fikseeritud liitumistasu on ka juurde tulnud, kui te vaatasite. Need kõik tasud on juurde tulnud selle juhuelektri pärast. Juhuelekter nõuab uusi liitumisi, juhuelekter nõuab toetusi ja nõuab ka seda, et me hoiaksime tagavaraks süsteemi, kui tuul ei puhu ja päike ei paista. Ja muidugi see ju riigile sobib see, et elekter on kõrge, sest siis tulevad ka väga head maksud. Käibemaks tuleb väga hästi riigieelarvesse ja nagu Mart Võrklaev ütles, raha kulub igale poole. Ja kõige alatumad maksud on minu meelest, mida meilt ära kogutakse, on toetuste summad. Iga aasta makstakse taastuvenergia tootjatele miljoneid toetusi. Siin on toodud taastuvenergia toetuse saajad. Enefit Find sai toetusena 15,15 miljonit ja näete, toodavad isegi hästi. Puhas kasum läks 2-kordseks. Et see näitab seda, et kuhugi makstakse raha peale ilma, et oluliste
vajadust selleks oleks. Meile ju on öeldud, et jah, et me peame neid tuulikuid toetama, kuna muidu ei tulda toime, et nad peavad hakkama uut süsteemi üles ehitama. Aga see on meie raha, see on see, mida võetakse ära iga kord meie elektriarvelt. Väiksed summad, kuna me ei tarbi nii palju, aga see on väga oluline mõju meie ettevõtjatele, tööstustele. Paljud riigid maksavad selle taastuvenergia tasu riigieelarvest, aga meil tehakse nii, et meie inimesed, meie ettevõtjad peavad konkureerima siis teiste ettevõtetega, kus riik on selle taastuvenergia tasu kinni makstud. Ehk siis jõuame jutuga sinna, et odava elektri nime all kooritakse tarbijalt tegelikult mitu nahka. Ja nagu ma nüüd ütlesingi, et võetakse järjest neid erinevaid tasusid, mida meil kunagi ei ole elektri hinna peal juures olnud. Ja kui me nüüd lähme siis selle põlevkivijaamade juurde, et Eesti Energia juht on öelnud, et põlevkivijaamadega oleks võimalik saavutada Soome hinnatase. Aga miks seda ei tehta? Ei tehta sellepärast, jälle kasutan nende ettevõtjate sõnu, sest muidu öeldakse, et näete, et EKRE siin hirmutab inimesi, ei räägi õiget juttu, aga kõige parem ja kõige lihtsam ongi kasutada meie riigiettevõtjate lauseid ja sõnasid. Ja ta on öelnud, et kui ta paneks põlevkivikatlad tööle, mis tähendab seda, et stabiilne tootmine vähendab CO2, stabiilne tootmine põlevkivikateldega tagab meile elektri hinna ja stabiilse võrgusüsteemi, kus ei oleks vaja seal ei sagedusreserve hoida ega ei oleks ka vaja seal eraldi veel võrke välja ehitada. Ja ta ütleb selle peale väga lihtsalt, et kui me liiga palju toodame, siis see muudab ka hinnatippe. Eesti Energia saab ettevõtjana kahjumit sellel hetkel, kui, kuulake nüüd, kui ühiskond võidab. Ja et kui me palju elektrit toodame, siis me moonutame turgu. Ja kui nüüd mõeldagi, et nad ei tahagi poliitiliselt otsusena, nad ei tahagi, et elektrit nii palju oleks, et seda ei oleks defitsiidis. Ja nüüd siis, kui jõuame sinna Nord Pooli elektribörsi juurde välja, et kuidas siis see puudujäägis elekter siis kujuneb. Et ma arvan, et enamus me oleme kuulnud sellest Nord Pooli börsist, et kuidas seal elektri hind lõpuks välja kujuneb, et nõudluse ja pakkumise tulemusena ja elektribörsi hinna määrab viimane pakkuja. Kui viimasena katab turunõudmise näiteks gaasielektrijaam, mille hind on kõrgem, siis määrabki ta ära selle konkreetse tunni elektri hinna. Ja gaasienergia on tõesti kallis, et gaasi me ise ei tooda ja ma küsingi siit publiku käest, et miks gaas on parem kui põlevkivi, kas keegi teab? Miks me peaksime, ka jutt CO2? Jah. Minu meelest gaas, nad tahavad kasutaks gaasi sellepärast, et see toodab vähem CO2. No poole vähem ainult. Vähemalt niimoodi. Ainult poole vähem, tõesti õigus. Toodab vähem CO2, aga mõeldage nüüd, et kuidas meile gaas toimetatakse. Meile tehakse see LNG seal vahepeal, et laevad surutakse kokku, see vedeldatakse see gaas, tuuakse laevadega siia kuhugi sadamasse, siis jälle muudetakse ta jälle vedelast olekust gaasilisse olekusse, et kokkuvõttes tegelikult see mingit võitu ei ole. Ja sõltume ka ja mis veel on põlevkivi energia puhul see, et see on meie oma maavara, see raha jääb Eestisse, me ei pea seda raha, ütleme, võõrale ettevõttele, võõrale maale välja andma ja see ka, et mina olen ikkagi seda meelt, et nad ei taha seda teha, see on poliitiline otsus, et väga kasulik on hoida elektrit hinda kallimana. See on nagu maks. Tegelikult CO2
kvoodisüsteem on ka ju maksustamine ja ma leian, et see ei ole isegi nagu majanduslikult mõttekas ja aeg-ajalt sa püüad nagu aru saada, mis on selle võrrandi teine pool, et miks seda tehakse. Et miks meie inimestelt võetakse raha ära, miks neid niimoodi maksustatakse, miks see raha antakse, nagu ma näitasin seda tabelit, mis näitab, et kui palju toetusi antakse mingitele tuuleenergia ettevõtetele, kuigi nende enda kasum on juba väga kõrge. Ja jõuan mina selle mõttega ikka sinna, et need süsteemid peavad hoidma üleval meie Euroopa Liitu, peavad hoidma need rahad, mis rahvalt kokku korjatakse, peavad hoidma üleval seda valitsust, mis toetab Euroopa Liitu. Kui sa hakkad rääkima rahvusriigist ja immigratsiooni tõkestamisest, see kõik on Euroopa Liidu mõistes kahjulik. Et seda raha kogutakse inimestel kokku selleks, et hoida üleval süsteemi, mis liigub föderaliseerimise suunas. Nii, korraks kaldusin eemale, lähen jälle võrguteenuste juurde. Et põlevkivivõrk on meil siis sammu aega välja ehitatud, me kõik teame, see tuleb sealt Narva poolt ja vajab seal võib-olla mõningaid parandusi, nagu ikka iga asi kulub. Ja näete, sellesse võrgu tasusse siis ongi või teenusesse, kusjuures selle võrguteenuse hinna. No see, ma ei tea, kus see võetakse. See Konkurentsiamet pidi nagu seda vaatama. Et elektri edastamine on ka siin, vaadake, elektri edastamine on siin ainult pool, 12 eurot sellest 21 eurost, on ju, mis see summa kokku on. Et siis see elektriaktsiis, mida riik kokku kogub jälle väikeste sentidega ja siin on see varustuskindluse tasu ka sees, et seda siis hoitakse selleks, et ehitada gaasijaamasid, et need gaasijaamad on siis selline süsteem, et need on automootor. Et igasugused põlevkivikatlad, need vajavad soojendamiseks aega, kuni see aur tuleb, kuna see seal ringi käima hakkab, see generaator. Aga see gaasijaamade süsteem on siis see, et kui tuult ei ole, siis on kähku vaja see sagedus üles saada. Ja me teame, kuulsime, et Narva plaanitakse 100 megavatist gaasijaama ja pluss veel pidi see varustuskindluse tasu minema nende akupankade parkide peale. Ja nüüd ma natukene räägin ka akuparkidest. Ma ei ole siia küll slaidi eraldi välja toonud, aga me oleme kuulnud, et plaanitakse, siis akupargid ei aita meie inimesi. See on pigem nagu kasiino mängurid või see on nagu selline aktsiaturul mängimine, et akupargid suudavad seal heal juhul salvestada energiat. Minu meelest sinna Kiisale plaaniti just mahutavusega 400 megavatti tunnis oli see mahutavus, mis tähendab, et nad suudavad tund aega anda sellist elektrit, mis ei kata Eesti keskmist tarbimist ära, ainult tund aega. Ja see ongi selleks, et siis mängida nende börsil tipuhindadega. Et kujutage nüüd ette see akupark, nüüd mul ei ole seda slaidi ees, maksis siis minu meelest mingi 80 miljonit. Ja mõelda, et kui ta müüb 400 megavatt-tundi ära ühes tunnis, kui megavati hind, me mäletame, megavati hind võis olla juba 4000 eurot, mäletate, kui oli esimene see elektrikriis, et väga kiiresti teenib selle akupargi hinna tagasi ja see on puhas nagu raha teenimise vahend, sest see kõik on nagu, ütleme, et see on nagu räkit, et kõik on mõeldud selleks, et meie inimestelt niimoodi, ja väga palju ei võta kuus, näiteks vaatame siin, võtab ainult 1 euro,
ühelt majapidamiselt, iga kuu ühelt majapidamiselt ja mõelda, kui palju meil majapidamisi on ja lõpuks see on väga suur summa. Nii, aga nüüd ma jõuan siis nende elektriliinidele juurde. Näete, see kollasega on siis see põhivõrk, mis sealt Narva poolt on, sealt jämedamalt tuleb siia Eestimaa igasse otsa. Ja aga meil tulevad ju tuulepargid ka, nagu te teate, ja päikesepaneelid ja need on vähemalt praeguse kujuga, näete, võrguskeem on seal ja siin on küll võib-olla väga kaugele ei ole näha, aga need tumedad plekikesed siin näitavad, et need on tuulepargid, mis on nüüd igale poole plaanitud rajada, eriti palju on siin, näete, Lääne-Virumaa piirkonnas, et võin öelda, et Vinnivalda plaanitakse 150 tuulikut, mille kõrgus on ligi 300 meetrit ja mille siis võimsus on seal 7–8 megavatti. Ehk siis üks väike Vinnivald on juba 1000 megavatiga kaetud. Ma veel kordan mõned numbrid üle, et Eesti keskmine tarbimine on 1000 megavatti. See on keskmine. Suvel on vähem, on kütmist, on 700 megavatti. Nüüd talvel saadi tipukoormus oli 1600 megavatt-tundi, aga enamasti, kui me tahame mõelda, et kui palju Eestis on seda võimsust vaja, et see vajadus ära katta, siis näete, aeg-ajalt meil on siis need päikese- ja tuuleparke on planeeritud meil 6000 megavati võimsusega, ehk siis 6 korda rohkem kui oma tarbimine. Ma ei tea, kuhu see raha, kuhu see elekter läheb. Näiteks toon selle teema, et Enefit Green ehk Eesti Energia tütarfirma ju rajas Tolpanvaarasse tuulepargi, maksis see ligi 85 miljonit ja see müüdi maha alla oma hinna, sest see ei hakanud kasumit teenima. Ja Andrus Tureiko, Eesti Energia juht, ongi öelnud, et taastuvenergiasse ei tasu investeerida, et see ei too tagasi. Nii. Ja nüüd ma olengi jõudnud selleni, et kui me nägime oma elektriarvelt seda võrgutasu, mida on juurde panemas, siis kui on vaja ju ka need igasugused tuulikud ja päikesepaneelid on ju vaja sinna põhivõrku installeerida ja meile jälle öeldakse, et see ei ole tarbija kogu kulu. Tarbija maksab ainult poole, aga ma tahaks küsida, et kui tarbija ostab elektrimüüjalt elektrit, et kes siis teise poole maksab, tarbija maksab mõlemad pooled põhimõtteliselt. Ühe ta maksab otse ja teise ta maksab siis läbi elektri hinna. Ja siis me jõuame jälle selle peale, miks meie elektri hind kallis on. Ta ei lähe ju odavamaks, kui me paneme sinna lisasüsteemi, mida on vaja eraldi elektrivõrku suunata. Ja jälle see maks korjatakse meie inimeste käest ja jälle ei ole sellist võimalust, et ütlevad, et teeme aga tuulikuid juurde, küll elekter läheb odavamaks. Näete, need samad sammud näitavad, et see ei saa odavamaks minna, kuna me ehitame erinevaid süsteeme. Esiteks, tuulepargid asuvad siin põhivõrgu vahel, et põhivõrku neid ühendada, selleks on siis vaja neid skeeme juurde, neid liine on vaja juurde. Ja sellega tulebki pidurdamatu võrgutasu tõus. Ja ütlevad ka otse välja, et elektriarve suurimaks kuluks tõuseb võrgutasu. Sul võib seal olla, mis oli meil see börsihind 0,1, aga ja Kliimaministeerium veel kirjutab oma analüüsist, et hüppeliselt on kasvanud elektrihaja tootmine, ei tea miks. Sellepärast, et soositi, öeldi inimestele, et pange päikesepaneelid, et siis hakkab teil raha tulema, aga jälle võime lugeda, et see on pettus, inimesed maksavad juba peale, et oma elektrit müüa. Et kogu aeg tegelikult, kui te nagu tähelepanelikult jälgite, siis kogu aeg käivad mingid põhjendused ja vabandused, mis kõik maksavad, mis kokkuvõttes võtavad inimestelt raha ära ja elekter ei lähe selliste otsuste ja selliste tegevustega, ei lähe odavamaks. Ja edasi jälle, räägime jälle nendest tuulikutest.
ilus uudis, veerand Eesti Energia taastuvenergiast jäi tootmata. Ja mis näitab seda, et meil on tuulikuid nii palju, et Eesti Energia oma Sopi-Tootsi tuulepargiga ei suuda enam oma elektrit lõpuni ära müüa. Ja mis selle põhjustab? Põhjustab seda, et meil on mõned tootjad, elektritootjad, kes saavad kasumit ka siis, kui nad müüvad nullhinnaga elektrit. Ta saab selle miinimumi kätte, et see on jälle, ei saa ju olla elektriga siis odav, kui me ei saa seda müüa enam odava hinnaga ja seda on juba nii palju, ehk on ületootmine. Ja nüüd me jõuame veel huvitavama skeemini, et kui on ületootmine, siis on meil nii-öelda stabiilsus, ehk siis on need turud, kus tuleb maksta selle eest, et nad ei toodaks, saate aru? Me maksame elektritootjale selle eest, et elektrit ei toodaks. No jälle, saate aru, see ei saa ju võimalik olla, et elekter läheb odavamaks, kui me maksame ja sealt nad ütlevad, et me teenime sagedusturgudelt lisatulu. Ja see on nagu veel suurem, sest elektribörsil on pandud nagu lagi ette, et ei tohi üle, ma ei tea, kas 4000 euro megavatti maksta, et kuskil on see. Ja vahest inimesed küsivad ka minu käest, et öelge, et mis tootmine see saab nii kallis olla, milline gaasijaam saab toota nii kallilt elektrit, mis maksab 4000 megavatti tunni eest. Siis väga lihtne, tegelikult piisab sellest, et öelda börsile, et näete, et elektrit on turul puudu, et ma praegust ei kasuta enda elektrit ära. Ma annan enda, näiteks Estonian Cell, pani ennast paariks tunniks kinni või nädalaks kinni, kuna elektri hind oli nii kõrge. Ja sealt tuli edasi see, et sellepärast ongi kallis, et tema see tunni hind on nii kõrge ja kui ta nüüd annab siis selle oma elektri ära, siis selle elektri ongi nii kõrge hind. Ehk siis jälle me näeme, jõuame jutuga sinna, et see süsteem ju teeb meid vaeseks, et ta võtab meilt kõik selle raha ära. Ja nüüd jõuame veel huvitavama asja juurde, et Eesti riigifirma keeldub odava hinna korral tuuleelektrit tootmast. Küsimus, miks me siis seda tuuleelektrit teeme, miks inimestele lubatakse tuule odavat elektrit, kui isegi ei müüda enam selle hinna eest. Ja nüüd jõuame siis selle huvitava börsihinnani, et mis näitab, et te saate aru, miks börsihind vahest öeldakse, et on odav. See keskmine on odav, aga siis, kui me näiteks tuleme töölt koju, siis ta läheb niimoodi hüppab üles, siis kui me oleme tööl, ei kasuta või kui päike paistab enamus see aega, kus inimesed ei kasuta, aga no muidugi selle koha pealt võiks öelda, aga näete, et tootjatel on ka ju siis, aga suurtootjatel on omad lepingud, et neil on seal, aga just meie inimesi mõjutab kõige rohkem see, et olete kodus õhtusel ajal, tarbite elektrit, see hind on palju kõrgem kui siis, kui te tööl olete. Aga Kristen Michal tuleb ja ütleb, aga tuuleenergia viib aasta lõikes hinna alla. Jah, tõesti, kui mingil ajal on elekter miinuses, siis kui me teda nagu nii palju ei vaja, suvel ja talvel me maksame 4-5 korda rohkem just selle sama juhuslikkuse pärast. Ja ma ikkagi jõuan ka oma selle tuuleenergia juurde, et seda on juba liiga palju ja selle efektiivsus on väga madal. Ja mis kõik teeb tegelikult selle sama mõtte, et meil ei ole lootuski sellise süsteemiga, sellise energiasüsteemiga jõuda olukorda, kus elekter on odav. Nad ei tahagi seda. Me oleme aegalt ka pealkirjadest lugenud, et harjuge ära. Elektrit ei saagi odavaks teha, sest meil on selline süsteem. Kõige lihtsam lahendus on see süsteem koos nende räkitimeestega prügikasti visata. Öelda, et lõpetame selle juhuslikkuse jama ära. Et see on ka poliitiline otsus. Poliitiline otsus, et enne teid tee tuuleenergiat või ilmast sõltuvat elektrit juurde, kui te ei ole teinud juurde juhitavat elektrit. On sul seal põlevkivikatel, on sul seal gaasikattel 100 megavatti,
palun, mine tee omale tuulikupark sinna kõrvale 100 megavatti. Mitte nii, et kõigepealt kõik tulevad oma tuulikuid toetustega tegema ja siis avastavad, et aga juhitavat elektrit ei olegi. Ja mina olen väga nõus Haljala vallaga, kes on otse välja öelnud, mida nad üldse arvavad sellest Eesti Energia plaanist. Aga muide, mis meie eesmärk on? Meie eesmärk on ka ministrit mõjutada, et me ei laseks ennast nii palju varastada, ennast nii palju rahast tühjaks teha. Siis näete, siin on 2025 minister Sutt ütles, et eesmärgi saavutamiseks on vaja 400 tuulikut. Aasta aega jahus ja näete, läks nüüd mingi, ma vaatan, mis aasta, ütleme see, mul on siin ainult eilne kuupäev pole õige, aga läks natukene aasta mööda, ütleb, et vaja ainult 100 tuulikut. Et nemad siis korraldavad tuuleenergia vähempakkumise ainult 100 tuulikule ja see näitab, et midagi ei mõjunud. 4 korda on allapoole tuldud, ehk see paneb ka lootust ja sellele, et meid nii palju ei varastata. Ja kurb on tegelikult vaadata, mida tehakse meie põlevkivi energiaga, et seda nagu lammutatakse täiega. Seal korraga öeldakse, et ei, mingit võimalust ei ole võimalust CO2 kinni püüda, ei ole võimalust elektrit toota. Ja kuidagi hästi veider uudis oli nüüd hiljuti, ma nüüd täpselt neid nimesid, ma ei lugenud seda uudist sõna-sõnalt, vaid diagonaalis, et Eesti Energia kinkis Ukrainale meie põlevkivi katla, mille võimsus oli 200 megavatti. 200 megavatti, see on juba väike tuumajaam. Ja see sama ettevõte, kes selle toreda kingituse sai, on nii rikas, et oli vist kõige kallima korteri ostnud kuskil, ma ei tea, maailmas mingi 500 miljonit. Ehk siis tekib küsimus, et mida me kingime, kui see ettevõte on isegi nii rikas. Ja edasi minnes, kui me vaatame, et mida siis need tuulepargid veel teha võivad, mille puhul üldse ei arvesta seda, et vähendavad kaitsevõimet. Kindralid tulevad, ütlevad, et seda pole vaja ja ei võeta kuulda. Ja mida veel ei võeta kuulda, on ka see, et meie siin eelmine nädal küsisime, et mis siis tuulikutest saab, ja kõikidest nendest päikesepaneelidest, et kui nad jõuavad elukaare lõppu, ja kas need töödeldakse ümber ja näiteks kui ettevõte läheb pankrotti, kes siis vastutab. Ja vastus oli selline, ministeerium ütles, jah, me oleme mõelnud ja leiame, et me seda teha ei saa, kuigi see on vajalik, sest see tõstab tuuleelektri kallimaks, kui on lätlastel ja leedukatel, et neil on olemas see, neil ei ole ka neid finantstagatisi, näiteks tuumaenergial on nii, et kogu elukaar peab peal olema. Sa pead juba tagatisi maksma ka selle eest, et kuhu sa pärast need tuumajäätmed paned ja see on nagu jälle kunstlikult on see tekitatud tunne, et tuuleelekter on odav, puhas ja jäätmeid ei tekita ja siis käiakse sellega ringi. Ja ma arvan, et paljud te panite tähele, et ka Kapo aastaraamatus oli välja toodud, kuidas kõrged riigikaitseametnikud lähevad erasektorisse. Sama asi toimub ka Kliimaministeeriumis muide. Panevad jälle seal need tingimused, eriti meretuuleparkide puhul, et mäletate, et meretuuleparkidele taheti 2,6 miljardit maksta ja siis pandi see plaan pausile, kuna ei leitud piisavalt neid inimesi, leiti, et need andmed on võltsitud ja neid ei saagi
pandi pausile, et olid võltsitud andmed, et öeldi, et tehakse uued arvutused, samas öeldi, et tuli mingi Jaapani firma konkureerima, ehk siis seesama räkiti teema, mida ma näen, et see nii ebaõiglane, nii ebaaus ja see tuleb meie rahakoti arvelt, sest kõik see kallis elekter ju vähendab Eesti konkurentsivõimet. Meil on nii palju ettevõtteid, mis on töötanud 20-30 aastat ja nüüd on nad läinud pankrotti, kuna nad ei jõua just seda elektrit maksta. Ja mina ütlen väga lihtsalt, et kokkuvõtteks, et meil on neid tuulikuid, ilmastikust juhitud elektrit tootmise süsteeme piisavalt ja meil oleks vaja keskenduda juhitavale elektrile, kuigi aetakse seda juttu, et ei, põlevkiviga ei saa enam midagi teha. Et meil on vaja gaasijaamu, kui me mõtleme, et kui ebaühtlane ja ebakindel see maailm on, et üks päev on Ormusi kinni, teine päev lahti, öeldakse, ja küll, et see meid otseselt ei mõjuta, aga mingil hetkel võib ka seal Põhjamaades need probleemid olla, et ka nendel ei jätku piisavalt seda gaasi ja see ei ole nagu ka jätkusuutlik julgeoleku mõttes, et me sõltume välisest toormest, meil põlevkivi on olemas, seda saaks kasutada, aga odav elekter on poliitiline otsus ja seda saab muuta, see ei ole nagu mingi loodusnähtus, et enam ei saa. Tuletan meelde, Eesti on olnud energiate eksportiv riik, see, mida praegust tehakse erinevate maksudega, see on meie rahva kurnamine, meie ettevõtluse kurnamine ja ma näen, et selle ainus mõte, me võime mõelda igasuguseid erinevaid teooriaid, ainus mõte on hoida üleval seda Euroopa Liidu süsteemi, raha sinna koondada, vähemalt palju pealt kokku, et hoida seda Euroopa Liitu toimivana, sest muidu see kukkus kokku, sest tuletame meelde, ka Nõukogude Liit kukkus kokku just selle samal põhjusel, et kuskilt sai raha otsa. Igal juhul ma tänan teid kuulamast, ma loodan, et olin piisavalt arusaadav, sest teema on nii lai, ja ma püüdsin teha kiire ülevaate, aga kui on küsimusi, jah, palun härra. Biometaani tootmine, kui palju on võimalik seda energeetikas kasutada ja nüüd tõmmati pidurit selle arendamisel Eesti võimaluste, ühesõnaga biometaani tootmist Eestis kärbitakse, praegu metsikult takistatakse. Mille jaoks see hea on, et seda takistada? See on jälle hea küsimus, et meil on ju hästi palju neid koostootmisjaamasid, et seal see biometaan, mis tegelikult ju tarbib seda CO2 ära, ta peaks üldse sealt CO2 maksu alt vabaks olema, aga ei. Ma näen, et see kõik töötab nagu selle nimel, et sa oled siis sõltumatu. Sa toodad ise oma biometaani, toodad ise energiat ja siis sa oled sellest süsteemist väljas. Et igasugune asi, mis tundub loogiline, lihtne ja odav, ei kõlba praegusele süsteemile, mille ainus eesmärk näib olevat inimeste vaeseks tegemine. Jah, palun, küsimus. Oli sinult, jah? Veel käsi püsti. Ma sooviks küsida, et mis asi see börs on üldse? Sa soovid Nord Pooli börsi kohta rääkida. Eesti liitus 2013. aastal Nord Pooli börsiga ja meile lubati seda, et me hakkame sealt odavat elektrit saama, seal kujuneb kõige odavam, kui ikkagi hind on odav, saame just sealt osta, aga tegelikult on see üks huvitav süsteem, mida üks Õhtulehe artikkel kajastas, et elektri hinda siin Eestis, meie tsoonis, võib mõjutada elektritarbimine Hispaanias. Et kui seal on suurem tarbimine, siis Prantsuse elektritootjad müüvad sinnapoole ja siin kohal tekib see nõudlus. Et praegust me ostame kõik elektrit
Nord Pooli börsilt. Need on jagatud, need hinnatsoonid siin erinevate piirkondade vahel, et meie siis oleme Läti, Leeduga vist ühes selles tsoonis. Kui me aeg-ajalt vaatame, et mis hinnad Soomes on, et miks meil on 10 korda kallim, siis sinna tulevad jälle need ülekande ja ummikutasud, et jälle see sama süsteem, kus keegi teenib väga palju ja see Nord Pooli elektribörs on, ma leian jälle üks nagu maffia osa, millest Eesti peaks välja astuma tegelikult ka. Sest see ei anna meile ka odavat elektrit. Ja küsimusi veel? Jah. Selle asjaliku jutu jätkuks toon näite. Ma elan üks info, ma olen Alexela klient. Nii, 141,364 kilovatti kasutasin märtsikuus börsiga ma jälgin. Mul on pensioni, mul on aega jälgida, triigin, pesen, siis kui on odavam. Nii, ja 15 pool on siis need muud asjad ja 11 väikeste sentidega on elektritasu. Ja nüüd näide. Ja huvitav, ma ei ole tähele pannudki ise, kuutasu korter 2,96. Kuutasu korter 2,96. Ma pöördun nende poole küsin, mis see nöörite mind. Ja ma ütlen, et näitan siia summa, mida näed oma igakuisel elektriarvel koosneb 3 peamisest komponendist. Elektrienergia hind, võrgutasud ja riiklikud maksud. Ja mina ise ka mõtlesin, mis asi see kuutasu on. Ja teate, see kuutasu on siis see tasu, mis siis kulub infosüsteemide arendamiseks, kuutasu, millest muu hulgas hoitakse üleval infosüsteeme, arendatakse veebirakendusi ning siis tuleb sinna juurde ka käibemaks, aga see kuutasu on selle eest, et sa natukene katad ka seda elektribörsil olevat kahjumit kinni, et kasumit, just sellepärast, et sa valid, millal sa triigid ja millal sa kallil ajal ei triigi ja selline, et jälle ma ütlen, et kogu see süsteem on tehtud nii, et isegi kui sa elektrit kokku hoiad, sa ei võida sellest, sest need süsteemitasud võtavad ikka su käest selle raha ära. Ma ennem ka näitasin seda, jah, näete, elektrienergia pealt. Ja kasutasin 30 vähem ja konstantne summa. See võiks proportsionaalselt olla, või kasutan vähem. Lihtsalt ei ole võimalik nii, et sa kuidagi saaksid, selgi Kaja Kallas ütles, et kõige odavam elekter on see, kui mida sa ei tarbi. Ehk siis suur, just. Jah. On õige, praegust tegelikult on see vahend rahva nöörimiseks, nii nagu on automaks vahend rahva nöörimiseks ja proua üks küsimus seda. Ja mina tahan natukene kõrvalt küsimusi esitada, et me räägime, põlevkivi on soodne, see on kõigile selge, aga mida teha sellises olukorras, kui riik salaja müüb tõesti selle põlevkivi Ma tean selle kaevandamisõiguse eraettevõttele. Õiguse ära ja sinna tuuakse veel mitte omad inimesed ei panna tööle, või pannakse võõrad tööle. Kas on mingi mehhanism, mis seda saab takistada või tagasi pöörata või see on lihtsalt kohutav, mis tehakse? Jah, seal on nagu mitu aspekti. Tegelikult PKG juba ammu kasutas, see oli tal seal kuidagi lähedal seda õigust. Aga see on ka see teema, et kui sulle öeldakse, et sa ei tohi põlevkivi energiat kasutada, kuna see ei konkureeri, kuna sellele nii palju igasuguseid makse juurde pandud ja siis tõesti jääb see põlevkivi kaevandamine tegemata ja kõrvalt vaadatakse, näete, riigil on keelud peal, aga eraettevõtjal ei ole keelde peal. Ja veel see teine asi, et kus siis tuuakse võõrtööjõudu odavalt sisse ja nüüd tuli ka Riigikokku jälle üks eelnõu, mis siis lubab just kaevanduse ja kõik veonduse alale võtta alla keskmise palga võõrtöölisi, Venemaalt ja kus seal kolmandatest riikidest ja mina ei oska siia muud tarka lahendust öelda.
vaid see käib mingit, et see meie vaene Eesti riik, et see nagu lobitöö, nähtavasti need ettevõtjad jälle kuhugi maksavad, teevad annetusi. Me oleme nii väike riik, et me ei maksa palju. Annad seal ühele 10 000 eurot annetust, ma vaatasin ja tõesti just Reformierakonnal, kui te vaatate, kui palju eraettevõtjad neile teevad igakuiselt annetusi. Või parempoolsed, miljoneid saavad annetusi ja see on kõik selle eesmärgiga, tulevad võimule, hakkavad ettevõtjatele soodsaid seadusi vastu võtma, et kui ma vaatan ka väiksemalt seda teemat, et tänapäeval sa ei peagi enam varastama niimoodi nagu omal vanal ajal, vaid nad teevad seaduse. Ütleme, vanasti oli see, et võeti inimene vastu, et näed, oli korruptsioon, mäletate mingid seadused, aga nüüd on tekkinud see olukord, kus luuakse vastav seadus ja see ongi ebaõiglane seadus. Ühtede puhul kehtivad ühed tingimused, teistel puhul teised tingimused. Et ma olen proua teiega täiesti nõus, et see, võtame ka selle rohepöörde teemat kõik sinna juurde. Et tundub ju nii ebaõiglane, et meie esivanemad on näinud vaeva, kuivendanud seal neid põllumaad ja metsalapikesed ära ja nüüd uputatakse ära täisjõus mets uputatakse ära ja miks uputatakse? Sellepärast, et jälle Euroopa Liit annab selleks raha, et saadakse jälle pappi. Et see on nagu nii brutaalne. Kuskil ei ole mitte mingit riigimehelikkust või see, et hoiaks oma Eestimaad, hoiaks oma rahvast. Noored sõidavad välja. Meil on meeletult palju neid noori, kes lähevad välismaale, Inglismaale, Soome tööle, siis nad leiavad, jah. Ja mõelge, kui palju vabandusi on öeldud, et kuulge, aga see läheb ju riigikaitsesse. Tõstame SKP-st riigikaitse osa 5,4% ja siis vaatad, et aga mida selle raha eest tehtud on? Kus on droonivõimekus, on relvi ostetud, midagi ei ole, meeletud miljonid lähevad, jah, keegi küsis seda. Probleem on selles, et need inimesed on näiteks Soome, Saksamaale, Inglismaale, Poola, kus iganes. Ja siis iga 4 aasta taga nad tulevad Eestisse, hääletavad mingi enda lemmiku partei ees, suure tausega see ei ole teie, see on suure tausega sotsid, siis lähevad tagasi ja siis meil tuleb mingid sotsid, meil tuleb reform, meil tuleb kes teab, mis kes. Me kõik tahame ju nii head olla, me tahame liberaalsed olla, et kõik, kes tahavad Eestisse tulla, peavad saama tulla. Kõik nüüd uus seadus jälle tuli, et välistööjõule peab ka laienema pensionikindlustus, vanemahüvitis, midagi seal ei olnud, et puudetoetus, et sa oled ju kuri, kui sa ei luba. Tahab inimene sult võtta rahakoti ära, siis sa oled kuri, kui sa ei anna, vaid hea inimene annab ja seda narratiivi hoitakse, et kuri EKRE näed, on vihane, võõravihane, ei taha, et immigratsiooni tuleb. Ja just, ja veel see teine teema ka kohe, veel see teema öeldakse, kõigil peavad Eestis olema võrdsed nagu võimalused oma emakeeles rääkida, kõik peavad saama oma emakeeles. Sa mõtled, et aga kus on põhiseadus? Mille pärast Eesti riik loodi? Eesti riik ju loodi Eesti keele, kultuuri ja rahvuse kaitseks ja rahu tagamiseks, et see unustatakse ära. Aga jah, palun, proua. Jah. Te olete nõusu, et nende lähialal pole kasulik elada. Ei ole aga kuidas riik saab kaitsta nüüd inimesi näiteks seal Mulgi vallas, Lätimaa on piiril, eks ole. Sinna tulevad nüüd Läti poole tuulepark, mida Mulgi vald on kohtusega on. Ja Läti võtta isegi arutusel seda, et kuidas riik saab kaitsta nüüd Eesti inimesi nende Läti poolt tehtud mõjutuste eest. Riik ei tahagi kaitsta, riik ei taha isegi meie oma inimesi kaitsta. Riik ei taha ei kaitsta näiteks ka siis, kui me ütleme, et ärge tehke,
saartesse või ärge tehke Väike-Maarjasse tuulikuid, siis öeldakse, et kõigil on õigus, ettevõtlusvabadus, tehke palju tahate, aga ma ütlen, et ma ei tea, ei olegi lahendust. Nad ütlevad, et meil on siin keskkonnakaitsjad, kes ütlevad, et vererõhku pidi alandama tuulik, hea pidi olema kasulik. Seda nii tõesti saab teha. Tähendab, praegu on ju selge, et need kõrged tuugenid, need on palju suurema võimsuse infraheli tekitavad, kui need 100 meetri kõrged. Ja see tähendab seda, et praegu Tervisekaitseamet ju lähtub nendest vananenud normidest. Ja tegelikult on ju teave, et see infraheli heide on palju võimsam. Et ma arvan, meie riik ikkagi saaks teha seda, et tervisekaitse talitus lähtuks teadmistest, praegustest teadmistest. Nii, proua, aga teie eeldate, et riik on hea. Et saar on hea, nagu vanasti arvati ka, et kohalik kubjas on paha, aga näed, saarile saaks kirja kirjutada. Riik teebki seda meiega. Teebki seda, et makstakse nendele tuulikuärikatele raha peale. Tuuleenergia ei tasu ennast ära, sest ükski, meil ei ole selliseid tööstusi, mis töötaks siis, kui tuul puhub. Uskuge, riik on nende pättidega samas paadis. Aga mis siis üldse inimesed teha saavad, lähevad kõik Eestist ära? Nii on, jah. Päriselt ka. Kas nüüd saab nii siis, kui see reformi aeg otsa saab, siis on uus valitsus, kas siis, mis siis toimub hakkab? See ei saagi otsa. Ma arvan, et meil on e-valimised, rahvas jah, ja ma mõtlen, vaadake, siin on nii huvitav teema, et kui me vaatame, et jah, kohe ma annan, aga kui me vaatame seda teemat, et kui palju meil on slaavi riikidest sisse rännanud inimesi, eesti keelt sa juba maapoodides ka juba ei kuule, et kõik on venelased. Sa mõtled, et nii nagu Londonis on, seal on juba linnapeaks valitud moslem, meil ka valitakse linnapeaks endine võib-olla Kapo aastaraamatu kangelane, kelleks on Mihhail Kõlvart. Väga paljud eestlased on hakanud Keskerakonda valima, leiavad, küll nad on toredad. Ja siis sa mõtledki, et riiki saab igati moodi võib riiki üle võtta. Riiki ei pea alati mõõga ja verega üle võtma, lihtsalt ostetakse üles, lihtsalt sünnitatakse üle. Vaatad neid moslemite kogukondade arenguid, et Saksamaal seal iga, ma ei tea, seal juba on lapsed on vähemuses koolides ja vaatame Eesti rahvas ka, et meid on ka siin, seal oli see, kus oli 30-50 aasta pärast on meid mingi 500 000, kuna sündimus on nii madal, et kunagi olid kõvad rahvad, olid etruskid, kuhugi nad kadusid kultuurilooliselt. Aga Tõnu, ma hakkan siin filosofeerima, annan sulle küsimuseks. Küsimusega enne ma ütlen lahenduse. Vaata, Marianne küsis, et mis on lahendus, kas välismaale põgeneda. Ma ütlen, et see ei ole lahendus. Lahendus on teha oma elektriallikas ja see vähemalt maal, vähemalt kodumajapidamises see on võimalik. Ja põhimõte on haakida ennast sellest riigist lahti, sellest kuritegelikust elektrivõrgust lahti. Muidu sa jäädki maksad ennast haigelt ja järeltulijad maksavad võlad. Nii, aga mul on sulle küsimus. Sa rääkisid seda, et tahetakse nagu võtta võõrkaevurid ja neile maksta väiksemad palka. Ja võib-olla selleks sisse tuua. Mul tekkis selline mõte, äkki selle tagamõtte on leida nagu teenistust Ukraina kaevuritele, kes on siia tulnud. Ja ütleme, kui Ukrainas saab sõda läbi, siis nad peaks tagasi minema, aga siis nad ei pea minema, ütleb, et meil on töö ja Eesti riik on sellest kohitatud, sest siis ta ei pea neid üleval pidama. Siis need vaatavad ise, kuidas toime tulevad. Kas sa oled selle lahenduse peale? Ma olen juba enne, kui see Ukraina sõdagi pihta hakkas, oli meil juba nii palju maapiirkondades Ukraina töötajaid lautades tööl ja minul üks tuttav ettevõtja ütles, et tema küll ei kujuta ette, et ta peaks oma poe kinni panema, tal on suur farm, ma ei tea, mingi 2000 lehma, et kui tal ei oleks Ukraina töötajaid. Et see on ka huvitav, kui me vaatame, kui tuleb sealt pagulased kuskil Süüriast või sealtkandist stanmaadest, mille lõpus on stan, et need jäävad linnadesse.
ja nemad nagu maale ei tule, et nad pidid isegi metsa kartma, kuna nad on kõrberahvas, siis ukrainlased tulevad just maapiirkondadesse ja sellepärast ongi meil hästi palju vene keelt ka maapiirkonnas, aga see on hea mõte, Tõnu, sinu poolt, et teha oma selline elektrisüsteem, elektrivõrk. Mul on üks tuttav, kes elabki ilma Eesti energiata, vaid tal on päikesepaneelid ja siis tal on ka akud ja diiselgeneraator, et täitsa elab ära maal. Päikesepaneelid on nõrgad, sealt ei tule midagi palju. Neid saab kombineerida. Ta saab kombineerida suvel ikka ja, et kuidagi, kuna Eesti Energiaga ühinemine oli nii kallis, mingi 200 000, et tal ei olnud raha ja ta juba on ära harjunud sellega. Ma ei kujuta ette, et Arja linna sugu... Ja ei, seal ei saa korterelamustest küll ei saa. Seal on korterid, seal on ju päris hulka rahvas, kes seal elab, on üle 2000 inimese seal veits Saarepikkus. Aga muideks siin on ju ka see skeem olnud, et öeldakse, et maal ei peagi elama, et ära ela maal, tule sinna 15 minuti linna, mäletate, meil oli Pärtel Pere, kes siis Pärtel-Peeter Pere, jah, et kes siis ütles, et igale poole peab jalgrattaga saama ja kastirattaga peab igale poole saama. Läks üks kord isegi külli koos bussijuhiga. Just, pidi eesõigus olema. Selle põlevkivi kohta maha müüdi. Et kas seda siis vaidlustada ei saa, kui sa teisiti keerata ei saa? Mis selle põlevkivi teemaga veel on, et see kaevandus pidi kaugemale jääma, vähemalt leiti neid põhjendusi, aga ma ütlen nagu selle peale, et see on küll Eesti riigi 30 aasta varu. Kes seda majandab, on seal VKG, kes on ka Eesti osalusega ettevõte ja vähemalt nad ei uputa seda kaevandust ära, sest need rohehullud ju on kõik pausile pannud, et paneme kaevandused, et enam kätte ei saa, siis sa ei tohi kasutada see CO2 kvoodisüsteemist, ETS-ist tuleb meil ju ka lahkuda ja mina leiangi, et meil on vaja väga suurt muutust, öeldakse küll, et selleks, et neid muutuseid läbi viia, et selleks te peate küll Euroopa Liidust välja astuma, aga kui sa ütled, et aga me ei maksa, me ei ole ja mida veel tuuakse, oi kui hea see ETS on, see on siis selle CO2 kauplemissüsteem, et küll on hea, et see on toonud Eestile nii palju kasu, et me oleme saanud kortermaju soojustada. Ehk sest iga inimese käest võetakse raha ära selleks siis, et ühele anda siis selle kortermaja soojustamiseks summa rahasid, et see kõik on ääretult salakaval, inimesi koormav ja tegelikult ta ju maksustab meid vaeseks. Me anname iga kord midagi ära. Kas seegi, et iga kuu annakse seal, ütleme, 100 eurot rohkem elektriarve pealt, automaksu pealt, kütuse pealt, vaadake, mis kütus maksab. Ja see teeb meid niimoodi samm-sammult vaesemaks. Vaesemaks ta teeb ka sellepärast, et meie ettevõtjad ei jaksa enam, panevad poed kinni. Aga seda on võimalik uuesti vaidlustada? Et seda põlevkivi asja, ma ei tea, ma ei usu, ma võime, muidugi kõik on võimalik, ütleme, et riigistame tagasi. See on rahva vara, mis maha müüdi. Ja Saila hinnaga, mis seda pole avalikult nii et, aga teate, see kõik nad varastavad ju meilt ju ka tuulikutega, varastavad meilt maid, varastavad unerahu, öörahu, kogu aeg käib vargus. Teate, kogu aeg nad varastasid ju meilt ka, tegelikult nad varastavad meilt ka sellise majanduslanguse ja ebastabiilsusega ju tegelikult varastavad tulevikku ära. Naised ei sünnita enam lapsi. Nad varastavad kogu meie sellise normaalse elukeskkonna ära ja nüüd siis tulevad oma tuulikutega ka veel selga. Mina alati loodan, et äkki juhtub mingi ime, et see asi pannakse pausile enne, kui asi totaalselt ämbrisse ei kukku. Ja Ingrid, palun. Ida-Virumaal on selline piirkond nagu Viivikonna, tutvist sõbraga sõitsin sealt läbi, ta tahtis näidata mulle eelmine aasta ja
kas see piirkond, inimesed, kes sealt lahkusid, kas nemad olid põlevkivide kaevandustöölised? Ja see oligi siis sellepärast tühjaks, et põlevkivi toodang pandi suurest protsenti osas kinni. jah, ja veel see, et kaevandused pannakse kinni, sest vaadake, kui põlevkivi ei saa katlasse panna, elektrit toota, siis ju keegi ei kaevanda ka seda. Ja öeldi, et kaevuritele, et hakake eraettevõtjateks ja hakake turismi arendama. Ja see, et mis seal veel on, et ja see, kui naeruväärne on see õiglase ülemineku fond, et seal samamoodi käib selle piirkonna suretamine jälle nende lollide poliitiliste otsustega ja kusjuures mina, kui ma loen seda, et Merz ütleb, Saksa kantsler ütleb, et tuumaenergiale selja pööramine oli viga ja keegi veel see ka veel proua von der Leyen ütles ka, et äkki me ikkagi oleme liiga hoogu läinud nende rohepöördega ja see hüsteeria koloppimine, et kliima soojeneb, et siin paar aastat tagasi ma mäletan, kui nõukogude ajal räägiti, et kliima külmeneb. Et asi nagu palju ulmem, aga nüüd on kliima soojeneb. Need lumeülatusi, küll ja mida vähem on, vaid hangete kaupa. Ja võtame veel teise näite, et mis ei ole jälle loogiline ega kuidagi keskkonnasõbralik, need suured elektriautod. Vahest sa vaatad, kui jälle ilm muutub, siis on mingid tulevad vastu need masinad, on nad seal, teid seal transporditakse autokastides või et teha puksiiriabikastides on nad seal, et ju ei läinud jälle käima ja kujutage ette, riik on andnud meetme, et sa saad elektriauto osta, selleks antakse sulle 4000 eurot toetust. Teate, minu meelest see hullus saab sellepärast läbi, et raha saab otsa. Nad ei jõua enam trükkida. 5 aasta jooksul anti 9,5 miljonit 2000 inimesele 5000 eurot auto peale ja veel mingitele elektrikastiratastele 238 elektriratast, ma ei tea palju selle. Ma arvan, pool varastati ära. Mõelge, ma siis Kalev Kallemetsale ütlesin seda. Kallemets käratas mulle peale, ega see sinu raha ei ole. Täpselt. Ma ütlesin, kelle raha saab. Tavaliselt inimene jõuab osta omale elektriauto, mis maksab, ma ei tea, kas 60 või 100 000, eks ole. Ja aga vaat seda 5000 ta ei jaksa, et sellele rikkale inimesele on vaja võtta vaesematelt üle Eesti kokku korjata ja talle see visata näkku, et näe, mine osta. Minu meelest on seal jälle pool vahelt ära varastatud, et ühesõnaga lahendus on see, et tuleb nähtavasti, see on vihakõne, mida ma ütlen, nähtavasti tuleb mingil hetkel vikatite ja hangudega tänavale tulla ja tervitan seal kõiki neid, kes vihakõne eest tulevikus vangi panevad. Aga see teema küll, et ma ei tea nagu masendust tekitada, aga mõnes mõttes on meil päris keeruline olukord. Just enne oli ju meil see e-valimiste teema, et meil nagu ei olegi lahendust, et tulevad oma e-valimistega, mäletate 2023, kõik oli ilusti, EKRE oli igal pool, sinine oli kaart, tulid e-hääletuse tulemused, siis oli Reformil oli, teate, kui vaadata neid statistikat, kuidas ta on nagu ebaproportsionaalselt on, pannakse need tulbad niimoodi kõrvuti, siis see ei ole normaalne. See ei ole nii, et miks siis kõik inimesed, vaatad ka, et on selline teatud pool ja pool, näiteks on seal Eesti 200-l, kui oli ebanormaalne, Keskerakond, Isamaa ja sotsid, et nendel oli see proportsiooni suhe oli mõistlik, et pabersedelid ja e-hääled tõesti jagunesid seal võib-olla 50 ja 50%, aga niisugune ebaloomulikkus, et Reformierakond sai ikkagi kapaga peale need hääli kuskilt, jah. Ma ei tea, igal juhul pidage vastu ja ärge lapsi laske kõik välismaale minna. Et saaks sellele, et vali ka ju paberil ja vali elu, aga Ameerikas siis
sest on ja üle maailma on loodamas ka see minu teada organisatsioon, mis üritab tõkestada ebaausat valimisi ja e-valimisi kaasa arvatud. Et kui see jõuab Eestisse, eks loodame, et ta jõuab ja mingid asjad muutuvad, vaadake, mis juhtus ka seal Ungaris, et Orban arvas, et tema toetus oli igal pool väga nagu stabiilne ja siis korraga välismaalased tulid kõiki ja hakkasid selle Magyari poolt, Peeter Magyari poolt hääletama, et see oli ka ikka imelik natukene, et korraga see valimisaktiivsus oli 80%. Ja teate, meil oli ka viimastel valimistel oli valimisaktiivsus 75%, aga seda moonutati sellega, et esimest korda liideti välismaal olevad Eesti valijate arvu sisse, nii et see vähendas seda protsenti, kuna katel oli suurem, ütleme nii, et valijaid arv oli suurem. Kui jah, osales ka protsentide ja statistika järg oli ka väga kõrge meil see. Jaa, palun Tõnu. Ei tohi valida, tuleb valida ainult paberi, ei tohi jätta valimata. Ei tohi jätta nii-öelda neutraalseks. Väga õige. Selle varastatakse praegu. Ma räägin natuke biometaanist. Ma ei tea, kui siin tuleb sellest juttu. Ei, me oleme ka lõpetanud, me lihtsalt sama jutustame, näete, kell on nii palju ja tere. Süü ei ole Euroopa Liidus, et miks Eestis biometaani tootmist vähendatakse. See on kohaliku valitsuse süü, Slovakkias tehakse vastupidi. Selle keskpaik vaadatakse ka korras ja selle põhitooral on linnusõnnik ja loomasõnnik. Nad saavad ilusti hakkama, lihtsalt meil puudub poliitiline tahe. Meil puudub igal pool poliitiline sest seal, kus sinu käest raha kätte ei saa, sellele ei olegi. Kuulge, aga ma tänan teid. Aitäh, ma loodan, et ma sain teile huvitava tunni aja pakkuda ja näeme järgmine aasta jälle, kui tulete. Suur tänu. Tallinnas on kadunud elektritrollid ja trammid. Jah. Milles nad sõidavad? Bussidega sõidavad rohelise gaasiga.